Tšauki tšau! Tead, mul on sulle täna üks päris karm teema rääkida, mis puudutab naiseks olemist ja sellega koos raha teemast. Et naised ja raha on kuidagi tabu ja raha teema üldse. Keegi ju väga palju sina seltskonnas räägid rahast või palju sa oma sõbrannaga räägid rahast ja selles mõttes, et kuidas raha teha ja mismoodi raha võib-olla kasvatada ja kuidas üldse rahaga ümber käiakse ja nii edasi. Palju sul kodus sellest räägiti? Ega vist väga palju ei räägitud. Ja me valdavalt oleme ju selles, et raha teema on midagi, mida ei ole eetiline puudutada. Sellest ei ole eetiline rääkida ja ma pean tunnistama ausalt öeldes, ega mul ka. Ma olen küll täiesti obsessed raha uskumustest ja jõukate tõekspidamistest, mis puudutavad raha ja raha loomist. Aga ega mulle väga ei meeldi rahast selles mõttes rääkida, et mul tekib tunne, et äkki ma solvan sellega kedagi või siis äkki ma olen show off nii-öelda, kui ma räägin oma siis elu heaolust, kui ma pean minu jaoks täiesti võib-olla plokk on selline elustiilist rääkimine, mida ma püüan endas küll parandada, aga näiteks milliseid materiaalseid asju ma kasutan või see on kõik see, et aga miks sul on vaja kellegi ees kelkida. Ja kui raha teema on nii suur tabu, siis pole ju ime, et me ei tea suurt sellest, et kuidas rahaga ümber käia ja me tunneme piinlikkust ja me kardame hullult sellel teemal eksida, aga mis siis, kui ma jätan rumala mulje, kui ma räägin rahast. Aga raha teemat ju keegi tegelikult väga koolis palju meil sellest räägitakse, ja kuna meil on nii-öelda ka siis alateadlikult juba see, et kui ma raha küsisin, võib-olla mu öeldi, et ei või umbes, sa ei tea üldse, kuidas hindasidki kokku lüüakse või mis iganes, siis sa tunned ennast ebakompetentsena sellel alal. Ja kui sa tunned ennast rumalana, siis sa tahad selle vastutuse ka endalt ära anda. Ja kui sa ei võta vastutust oma rahalise heaolu eest, siis tekib küsimus, aga kes võtab? Ja niimoodi me tahamegi selle raha teema üldse oma elust eemale lükata. Ja sellega on ka tulemused. Me ei ela finantsilises mõttes väga, ütleme siis rahuldust pakkuvat elu isegi, rääkimata õnnelikust ja naudingut pakkuvast elust, eks. Et see on kindlasti üks teema. Ja mis on naistel veel eriti juures, on see, et me naistena tuleb siin see enesehinnang, üks asi on see, et ma ei tea rahaga, kuidas ümber käia ja ma olen rumal selle koha pealt. Aga ka see, et me naistena suhtume endasse pidevalt mingist allahindluse objekti. Kuidas see väljendub? Esiteks on see, et kui keegi ütleb meile, et kuule, kas sa oleksid nõus mind aitama ilma rahata, siis meie automaatne vastus on, ja muidugi olen valmis aitama, sellepärast, et me peame ju olema need tublid tüdrukud, või siis, ja me ei mõtle selle tagajärje peale, et kui suur see kulu tegelikult on, kui ma aitan kedagi ilma rahata, ilma vastu küsimata. Sellepärast, et me ei ole harjunud arvestama seda, et mis on näiteks meie tunnihind, kui palju me oleme ühes tunnis väärt ja panema siis seda sinna võrrandisse, et kui ma kedagi aitan, et kas ma siis saan sealt vastu ka. Mitte, et aitamises heategevus midagi halba oleks, aga me ei mõtle tavaliselt selle peale. Ja siis me oleme on sale, nii-öelda. Teine variant, kuidas me oleme nii-öelda sooduspakkumises jälle. Me ei küsi õiglast palka, võrreldes võib-olla teiste kolleegidega, kes samaväärselt või isegi veel hullemalt töötavad, selles mõttes tulemuste suhtes on ju. Kas sa näed ka, kui palju sääski siin on? Ulme. aga me ei küsi seda palka, me ei julge läbi rääkida. Ja ma kuulsin täna ühte väga head mõtet, kuidas mehed suhtuvad läbirääkimistesse ja kuidas naised suhtuvad läbirääkimistesse. Mehed võtavad seda
Who's winning the balls game? Läbirääkimisi siis, jah. Ma eesti keelde ei oska seda hästi tõlkida, ma ei hakka seda siinkohal tegema, aga minu arust see kõlas nii hästi. Who's winning the balls game on meeste mõttes suhtumine läbirääkimistesse. Ja kui naiste käest küsiti, et mismoodi nemad suhtuvad läbirääkimistesse, siis tundus nagu läheks hambaarsti juurde. Kas sulle meeldib hambaarsti juures käia, mis tundega sa seal käid? Noh, valdav osa ütleb, et ma ei taha sinna väga hea meelega minna, onja. Ja vaata, siin on juba suhtumise vahe, onja. Ja sellepärast naised väldivad ka igasuguseid palgaläbirääkimisi, et iseenda eest seista. Ja kui meile öeldakse, et ma praegu selle ettevõttes ei mängi välja, siis meil on juks, oleme tublid tüdrukud ja lepime sellega, mis meil on, onja. Sest hirm on suur, et äkki on sellest ka ilma. Me ei väärtusta ennast absoluutselt. Kui meil on kliendid, nii-öelda suhe klientidega, jah, on täna meil üks suur pidur. Ja klient küsib allahindlust, siis meil on peaaegu esimene mõte see, et jah, ma annan, me tulemegi alla. Ja nii edasi, nii edasi. Kas sina oled ka kogu aeg sooduspakkumisega saadaval? Kuidas on, kui sa oled ise endale tööandja? Kuidas on vahetus teenustega? Keegi küsib, olgu see tuttav sõbranna või mitte nii lähedane sõbranna, ütleb, et kuule, aga teeme vahetuskaupa. Mina annan sulle seda ja sina annad mulle seda vastu. No, jällegi, me oleme harjunud või me oleme kasvanud üles naistena ühiskonnas, keskkonnas, kus me oleme õppinud, et jah, me peame andma ja mitte ainult Eestis, vaid igal pool maailmas. Me oleme need andjad. Ilma vastu küsimata isegi, onja. Ja mille tulemusena ongi, onju, siis meil väga raske midagi vastu küsida. Ja teine asi on see, et isegi kui me oleme nõus tegema nii-öelda vahetuskaupa, siis mida me ei tee, on see, et me mõtleme, et kas see, mida ma vastu saan, on sama vääriline sellele, mida ma annan. Ja nii me siis olemegi jälle kogu aeg nagu kaupriiul, mis on pidevalt sooduspakkumises, onja. Sest meie suhtumine endasse on see, et me ei müü muidu. Ja kui sinu suhtumine iseendasse on alavääristav, siis on ka teiste inimeste suhtumine paratamatult sinusse alavääristav. Nii et kõik algab sinu eneseväärtusest, kui palju sa iseennast austad, kõik algab sinu enesekindlusest. Jah. Ja kuidas me saame seda muuta, on iseendaga tööd tehes. Ja mina olen andnud sulle selleks tööriistad enesekindluse koolitusel, mille lingi sa leiad siit selle video alt. Ja kui me räägime konkreetselt rahauskumustest, siis rahauskumuste koolitus on ka varsti tulemas. Ja selle lingi ma panen ka siia alla, kus sa saad tegelikult juba ennast ka ootelisti panna, et saada seda esimest infot ja seda kõige paremat pakkumist sellele koolitusele ka. Ma soovin sulle ägedat uut nädalat. Palun väärtusta ennast see nädal veel rohkem ja ära karda raha. Raha on mõnus, raha on hea, raha hoiab sind. Kui sina õpid teda hoidma, aga ennekõike ennast väärtustama. Vägevat nädalat, näeme järgmine nädal. Tšau!